Käsna-Kalle on üks neist sarjadest, kus leidub kõige rohkem mõistatusi, kuid on mõned, millele sa lihtsalt ei leia vastust, ükskõik kui palju sa ka ei prooviks. Ja täna uurime neid mõistatusi. Mis juhtus Krõbekrabi 2-ga? Me kõik teame, et 2004 aasta Käsna-Kalle filmis nakatub härra Krabi rahaviirusesse tugevamalt kui kunagi varem, nii et ta otsustab avada teise krõbedate krabide restorani. Ja see tõmbas tõesti kogu bikiinipõhja tähelepanu. Sellel pidi olema isegi suur avamine, mis jõudis isegi uudistesse. Uskumatu! Uudis oli nii suur, et vaene Käsna-Kalle arvas, et temast saab selle Krõbekrabi 2 juhataja. Me kõik teame, mis selles ägedas filmis juhtus. Nii et lõpuks, mis siis sai sellest Krõbekrabi 2-st? Me ei näinud seda enam üheski teises episoodis, filmis ega isegi kõrvalsarjades. Mõned ütlevad, et härra Krabi jaoks oli lihtsalt liiga palju 2 restorani korraga haldamine. Teised arvavad, et teine krõbedate krabide restoran läks pankrotti. Ja isegi kõige hullumeelsemad arvavad, et see Krõbekrabi 2 olnud kunagi mõeldud rohkemate hamburgerite müümiseks. Pigem oli see mõeldud raha pesemiseks ja ametlikult ei antudki kunagi selgitust. Käsna-Kalle universumis kaob see restoran lihtsalt ära. Tegelikult arvan ma, et see Krõbekrabi 2 polnud kuidagi kaanonis. Ja enne kui te nii vihaseks saate ja mulle haukuma hakata ning terjeniks muutute, on mul selleks põhjus. Kõik on seotud Neptuuniga. Miks on mitu Neptuuni? Käsna-Kalle esimestel hooaegadel oli kuningas Neptuun aukartust äratav. Tal oli pikk lakk ja gigatšadi keha. Siis jõuab Käsna-Kalle filmi ja ta ilmub täiesti kiilana, umbes 200 kilo raskemana ja täiesti läbi omadega. Ja siis filmis Käsna-Kalle päästab päeva, näeme teda täiesti teistsuguse välimusega. Kuidas? Miks? Kõige loogilisem teooria on see, et tema kujundus sõltub sellest, millist tunnetust nad tahavad edasi anda. 2004 aasta filmis pidid nad tegema ta täiesti tobedaks ja peaaegu lahutatud, et see töötaks. Neptuun või gigatšad oleks lihtsalt kõigile ära teinud ja oleks tagasi oma lossi läinud, et krabiburgereid süüa. See poleks küll hea film olnud, eks? Nii et tegelikult, kui te uurite ükskõik kust, siis pole ühtegi ametlikku kinnitust, miks Neptuun nii palju muutub. Nii et kui me homme näeme teda kapist välja tulemas, ei üllataks see mind. Kes on Perlita tegelik ema? Räägi mulle, kuidas saab Vaal olla Krabi tütar? Kas Perla on lapsendatud või härra Krabi tegi midagi väga kahtlast? Sest ametlikult öeldakse, et härra Krabi on tõesti Perlita bioloogiline isa. 2000 aasta Viktoriini raamatus mainitakse, et Perlita on oma ema moodi ja et Krabi on tõesti tema päris isa. Siis ongi küsimus, kus on ema? Me ei saanud temast kunagi midagi teada ja ta ei ilmunud isegi ühelgi fotol. On neid, kes ütlevad, et ema sai lõpuks härra Krabi krabiburgerite koostisosaks. Teised ütlevad, et ta lihtsalt jättis härra Krabi maa, sest ta oli tema vastu kitsi ja ihne ja nii jäimegi teadmatusse. Asi on, et Stephen Hillenburg, ametlik looja, kavatses tõesti teha terve osa 5. hooajal, kus räägitakse kogu Perla ema loo. Aga nad lihtsalt tühistasid selle, et müsteerium püsiks elus. Ehk siis jah, nad kavatsesid meile tõe anda, aga otsustasid lihtsalt, et parem mässake oma veidrate teooriatega edasi. Ja siin me nüüd oleme, tegemas seda videot, kuidas said Käsna-Kalle ja Patrik sõpradeks. Paljud on aastaid mõelnud, kuidas pagan need 2 üldse sõpradeks said. Aga mida paljud ei tea, on see, et Käsna-Kalle episoodis SP129 antakse meile sellele vastus. Nimelt Kalmarino külmub, reisib 2000 aastat tulevikku, liigub siis ajas ja satub koopainimeste ajastusse. Ja mida me seal näeme? Käsna-Kalle ja Patrik koopainimeste versioonidena olid juba eelajaloolistel aegadelt sõbrad. Ja paljud ei märganud, et just Kalmarino on see, kes ühendab Käsna-Kalle ja Patriku sõpruse igaveseks. Sest ta näeb, kuidas nad teevad üksteisele haiget nagu ajudeta koopa inimesed, nii et annab neile meduuside püügivõrgud. Just siis lõi ta ka nende 2 lemmikmängu. Nii et Kalmarino ühendas kogemata kogu bikiini põhja kõige rumalama duo ja muutis nad parimateks sõpradeks. Kuidas pagan saab vee all tuld olla? See on üks küsimusi, mis on kõige rohkem intrigeerinud. Ja tõesti, kuidas pagan mere all tuld süüdata saab?
episoodis Kurjategija elu varastavad Käsna-Kalle ja Patrik tasuta õhupallide rahvusvahelisel päeval õhupalli. Nad põgenevad nagu kurjategijad ja istuvad Y ümber, vee all ja leekidega. Patrik ütleb, kui me oleme vee all, kuidas saab olla? Ja see pole ainus kord, kui me näeme tuld. Käsna-Kalle peotujuriku ja episoodis saab Käsna-Kalle kutse, mis läheb tuksi, sest ta elab mere all, teeb rumalat nalja ja põletab selle lõpuks ära, nagu poleks midagi juhtunud. Nad teavad sõna otseses mõttes, et sellel pole mingit mõtet. See lihtsalt ongi nii. Ja kui sulle ei meeldi, siis nii ongi. Tora uurija. Nii et ära tule mind tülitama. Kui vana on Käsna-Kalle? Vaatame, merekäsnad on peaaegu surematud ja võivad elada kauem kui dinosaurused. Aga siis, kui vana on Käsna-Kalle? Selle leiame episoodist Uneaeg. Tema juhilu all näeme, et seal on kirjas, et ta sündis 14. juulil 1986. Lihtsalt ehk arvutused, sõbrad. Sari algas 1999 aastal. Siin oli Käsna-Kalle juba noor poiss, kõigest 13-aastane. 2004 aasta filmis oli tal juba 18 aastat täis, sellepärast pani ta endale vuntsid. Nii et kui te järele mõtlete, oli ilmselge, et temast ei tehtud Kröbegraabi 2 juhatajat. Noormees oli alles teismeast välja kasvamas. Nii et tänaseks 2026 aastaks oleks tal 40 aastat täis. Juba tõeline härrasmees kaabuga. Nüüd võiks ta tõesti olla Kröbegraabi 2 juhataja, aga nagu teate, ta lihtsalt kadus ära. Olge ausad, Käsna-Kalle on vaimselt igaveseks 13-aastaseks jäänud. Käsna-Kalle võimalikud tulevikud. Käsna-Kalle tulevik on sama veider kui tema ise. Ja tegelikult pole tal ainult üks tulevik, vaid lausa mitu. Esiteks, episoodis SP129 reisib Kalamarius 2000 aastat tulevikku ja kohtub Käsnaga, kes on põhimõtteliselt Käsna-Kalle, aga tema ümber on 486 klooni. See tähendab, et Käsna-Kalle mitte ainult ei ela ajas üle, vaid ta paljuneb nagu katk. Seejärel 5. hooajal episoodis Käsn üritab Käsna-Kalle meduuside eest põgeneda ja läheb üksi elama. See ebaõnnestub ja ta ehitab lõpuks endast hiiglaslikud kujud, et meduusid sinna külge klepuksid. 1000 aastaid hiljem, hullumeelsus. Need kujud on endiselt alles ja neist saavad ajalooline pärand. Ja 14. hooajal näidatakse meile veel üht tulevikuversiooni. Alguses tundub see olevat hologramm, kuid tõeline tulevikupoob on läbipaistev ratastega kuup. Millised tulevikud sellel Käsnal küll on? Ta lihtsalt areneb edasi, kuid jääb endiselt sama peatamatuks nagu alati. Mis on kraabiburgeri tõeline salajane koostisosa? Alates sellest, kui sari Käsna-Kalle algas, on plankton olnud kinnisideks kraabiburgeri retsepti varastamisest. Sellel jarutaval bakteril pole muud teha. Ta on teinud kõike, ehitanud roboteid, kandnud kostüüme, pugend pudelitesse, manipuleerinud Käsna-Kallet lauludega, isegi muutnud Kröbegraabi lasteaiaks. Ja ta jääb alati alandatuks. Tema sõjaline hetk oli episoodis Planktoni armee, kus ta kogus kokku kogu oma perekonna. Miljonid ja miljonid. Mini copias igual de locas que él. Lõpuks ümbritsevad Kröbegraabi, püüavad härra Graabi kinni ja avavad lõpuks seifi. Ja kui nad arvavad, et on võitnud, ütleb retsept, et salajane koostisosa on jahvatatud plankton. Aga see oli lihtsalt Graabi nali, nii et tõde ei saanudki kunagi teada. Käsna-Kalle ütleb, et tõeline koostisosa on armastus. Teised arvavad, et see on krabist, sest nimi ütleb kõik ja rohkem krabisid polegi. Nii et, mida teie arvate? Mis on see salajane koostisosa? Kui tahate seda teada saada, siis vaadake meie videot Käsna-Kalle kõige tumedamad teooriad, mis osutusid tõeks, kus me avaldame teile tõe. Noh, poisid, need olid kõik Käsna-Kalle saladused. Kui teate veel mõnda, jätke see kommentaaridesse. Kohtume järgmises Käsna-Kalle videos.